Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tere taas kõigile, teeme jälle ägeda episoodi. Ma ei tea, kui kaua teinud üksinda episoodi. Kuidagi on nagu mul suvel olnud see energia jälle, et kutsuda külalisi, et rääkida erinevatel teemadel. Et kui nii-öelda prepi ajal oli mul pigem siuke tunne, et nagu üldse ei jaksa teistega nagu rääkida ja keskenduda nende jutule, siis mul oli nagu palju lihtsam teha neid üksinda episoode. Aga nüüd ma mõtlesin, kuna ma tahan minna ühe teemaga nagu hästi süvitsi, sellepärast, sest ma näen seda oma klientide pealt, ma olen seda ise kogenud ja ma arvan, et väga paljudel on olnud võib-olla mingid olukordi, kui selline asi on juhtunud. Seega, tänane teema on emotsionaalne söömine. Ja enne kui me lähme teemasse, tead küll, mida ma nüüd palun, on see, et kui sa tunned, et sa oled saanud siit episoodist või üldse kogu sellest podcastist väärtust, siis palun ole hea, jaga seda ühe sõbrannaga või sõbraga, et kus sa tunned, et võib-olla temal võiks olla see kasulik või võib-olla just see episood või siis, et lihtsalt sulle tundub võib-olla, et ma olen äge tšikk, et võiks jagada minu seda vibe'i teistele, et siis ole hea, lihtsalt jaga, et tõesti nii äge on vaadata, et reaalselt seda podcasti kuulatakse üle 2000 inimese kuulab seda podcasti igakuiselt. 2000 kuulamist on, ega ma väga nende numbritesse ei süvene, et ma ei tea, kas need on nüüd samad inimesed või erinevad, aga ma tean, et juurde tuleb neid, et seda ma tean ja mõned on nagu kuulavad mitu korda ka. Et selles mõttes see on nagu ülihaige mõelda, kui palju see podcast on põhimõtteliselt aastaga kasvanud. Et kui alguses oli mingi heal juhul 100 kuulamist, siis nüüd on ikkagi ühe episoodi kohta ikka väga palju neid kuulamisi juba. Ja see on olnud kõik tänu sinule, et sina oled jaganud, et sina oled soovitanud teistele. Nii et suur aitäh sulle siinkohal. Ja teeme niimoodi, et kui ma siin aasta pärast istun ja teen seda podcasti suure tõenäosusega siis juba USA-s, siis on sel podcastil 5000 kuulamist, miinimum 6. Ma arvan, see oleks ju äge eesmärk. Mis te arvate? Minu arust oleks. Peab ju eesmärke panema. Ma ei olegi kunagi sel podcastiga mingit eesmärk üldse pannud, kui see, et tahaks väärtust jagada. Aga aitab küll selles sissejuhatuses. Ma mõtlesin, et ma teen siukse nagu ägeda kiire podcasti episoodi, kuna mul mees on täpselt tund aega trennis, nii et mul ongi täpselt natuke üle tunni aega, et siin see ära salvestada, nii et hüppame teemasse. Räägin sellest, et mis see emotsionaalne söömine üldse on. Räägin sellest, et millistesse olukordades see tekib ja miks see tekib, sest igal sellisel sellel emotsionaalsel ülesöömisel on ka oma bioloogiline, psühholoogiline põhjus, miks see juhtub. Räägin need asjad lahti, sest see aitab sul paremini aru saada, mis sinuga nendes olukordades juhtub, kui sul on emotsionaalset söömist. Ja siis kolmandana räägin ka sellest, et mida siis teha, kui selline olukord on või kuidas neid asju ennetada, kuidas ise ennast nagu ette valmistada, et mis on need coping mehhanismid põhimõtteliselt. Aga lähme siis teemasse. Põhimõtteliselt, mis see emotsionaalne söömine siis on? Hästi tihti nagu mõeldakse, et kui ka panna vaata mingid, kui mul kliendid on mingi toitumiskava peal või üldse nagu, kui me räägime tervislikust toitumisest, et siis nagu, ka mina olen nagu mõne korra mõelnud, et kurat, miks ta ei suuda nagu kinni pidada sellest toitumiskavast, et kas ta ei ole siis nagu distsiplineeritud või kas tal ei ole siis, kas ta ei taha või nagu, mis värk sellega on, et ta ei suuda nagu kinni pidada sellest. Aga siis ongi see, et tihtipeale ongi mingid emotsionaalsed söömised, asjad, et see emotsionaalne söömine ongi tegelikult siuke enesereguleerimise tööriist põhimõtteliselt. Ja
seal ei ole see probleem selles, et sa kuidagi oled nõrk, on ju, vaid see ongi lihtsalt see sinu viis, et kuidas sa selles olukorras või nende emotsioonidega hakkama saad, on ju. Ja mis seal ei aita kindlasti on see, et sa hakkad ennast veel rangemini nagu kontrollima või nagu piitsutama, on ju, vaid ja ka see, et tegelikult tihtipeale meil ei olegi see emotsionaalne söömine nagu negatiivne või see ei ole ka alati probleem. Et tihtipeale arvatakse, et issand jumal, et ma olen mingi nii emotsionaalne sööja, noh, tegelikult küll me kohe jõuame sinna, et me jõuame ka sinna, et tegelikult see emotsionaalne söömine on vahepeal väga okei ja see on positiivne ka. Küll me jõuame sinna. Aga mis see siis täpsemalt on või mis see tavapäraselt tavamõistes on? Ilmselt peamised kuulajad siin, võib-olla mitte sina konkreetselt, aga siis sa tead kindlasti mõnda sõbrannad või oled kuulnud. Et tihtipeale me naistena teeme kõik nagu päeva jooksul perfektselt, on ju. Et kõik oleme kavas, teeme trenni, kõik see, on ju. Ja siis õhtul oled seal köögis, kapi uks on lahti. Ja sa lihtsalt sööd midagi. Ja sa isegi ei tea, et miks või kuidas sa nagu jõudsid sinna. Aga jah, et ühesõnaga mõtle korra nagu selliste olukordade peale tagasi, et kas või millal sa viimati sõid siis, kui sa tegelikult ei olnud füüsiliselt üldse näljane. Ja siis, kui sul on see olukord silmade ees, kas sa mäletad nagu, miks sa seda tegid? Mis tunded, emotsioonid sul nagu enne või peale seda oli? Et jah, ma arvan, et ma julgen öelda, et tegelikult ma usun, et igaühel on olnud vähemalt korra elus selline olukord. Siis ma olen ka mehega rääkinud sellest näiteks ja ka mees on üle söönud ennast, nii et nagu selles mõttes see on ka meestel võimalik. Ega neil ka kõik ei ole alati kontrolli all ja ei tundu kõik nii perfektne olevat. Aga tuleme korra selle juurde, et mis see siis nii-öelda definitsiooni järgi see emotsionaalne söömine üldse on. Põhimõtteliselt emotsionaalne söömine minu definitsiooni järgi siis on siis söömine, mis on käivitatud mingist emotsioonist või mingist psühholoogilisest seisundist. Ehk siis mitte sellest, et sul on kõht tühi või et sul on nagu energiavajadus. Et selle nii-öelda emotsionaalse söömise eesmärk ei ole mitte see, et sa saaksid nii-öelda energiat või kaudselt võib-olla saad sellest energiat ka, aga mitte nagu selles klassikalises kalori mõttes energiat, vaid pigem on see eesmärk see, et sa siin kahe kõrva vahel seda nagu seisundit saaksid muuta. Ja siin on oluline ka see aru saada, et see emotsionaalne söömine, et kui me räägime toitumishäiretest, on ju, see ei ole toitumishäire. See selles mõttes see ei ole ametlikult toitumishäire ja see, nagu ma ütlesin, ma arvan, et igaühel on see olnud, et see on ka tegelikult siis emotsionaalne söömine on ka see, kui sa näiteks oled kuskil sünnipäeval ja sööd sellepärast, et nagu sa tahad tähistada. Et selles mõttes, kui sa mõtled selle olukorra peale tagasi, on ju, näiteks oligi kellelgi mingi sünnipäev, on ju, sul, sõite mingi, ma ei tea, head soolast toitu, on ju, ega sa ei söönud nüüd seda torditükki sellepärast, et sul oli kõht jubedalt tühi ja oleksid nälgimas. Vaid sa sõid sellepärast, et see ongi emotsionaalne söömine, saad sõpradega kokku, sööte kooki, sest see on nagu tore ja nii tehakse, on ju. Ehk siis sellistes olukordades on see nii-öelda tegelikult täitsa normaalne käitumine ja väga okei, et me nagu vahepeal ei söö ainult sellepärast, et meil on nüüd kõht tühi või ainult sellepärast, et me vajame energiat. Kus see muutub probleemiks ongi just see, et kui sa reaalselt kasutad seda enda emotsioonide reguleerimiseks, kui see
juhtub nii tihti, et see on päriselt nagu vastuolus sinu eesmärkidega või see ei toeta pikas perspektiivis sinu tervist. Ehk siis see on okei siin aeg-ajalt süüa kooki, magusad, mida iganes. Aga kui sa nüüd igal sünnipäeval pead sööma kooki aga sul tegelikult näiteks on eesmärk hoopis nagu, ma ei tea, tervislikumalt nagu toituda, siis see on probleem. Või siis ka see, et kui sa kaotad selle kontrollitunde, seda on meil hästi tihti, et sa nagu, mul on nii palju neid kliente, kes ütlevad, see toit on nagu seal ees on ja siis sa lihtsalt näksid terve aeg, ega sa ei tea kuidagi ja siis juhtus, et sõid, ma ei tea, pool vaagnat ära, on ju. Et see ka tegelikult ei ole siis nagu teadlik otsus, et sa otsustasid seda, ma ei tea, juustusel süüa, on ju. Ja ka siis muutub see probleemiks, kui sa teed seda salaja või sa tunned kuidagi häbi selle pärast või sa proovid siis hiljem kompenseerida, et oli eile sünnipäev, sõid seda kooki, on ju, ja siis nüüd täna, ma ei tea, pool päeva ei söö või siis teeme hullult kardiot, on ju, või sa jätad mingi söögikorra vahele, on ju. Ehk siis see on see, kui meil päriselt muutub see probleemiks. Ehk siis väga oluline on aru saada sellest, et kas meil on nagu see füüsiline nälg, et ongi see, mis tuleb meil järk-järgult, kus meil ongi kõht hakkab tühjaks minema ja sobib nagu vahet ei ole, mis toit, et võid ka soolast süüa, on ju, ja see kaob siis, kui sul on kõht täis ja sa saad seda oodata, et kui sa nüüd kohe süüa ei saa, kuigi sul on füüsiline nälg, siis nagu sa ei lähe kuidagi nagu retsilt närvi, on ju, ja kui sa siis ära sööd, et sul ei ole siis see süütunne, et see on hästi oluline. Emotsionaalne nälg on siis see, et sa näed midagi, sa nagu kurat täiega tahaks seda kommi praegu, on ju, ja sa tunned seda nagu palju rohkem nagu süvitsi. Ja tihtipeale on ka see, et see on mingi väga konkreetne toit, et sa tahad mingi just seda mingit kommi või just seda mingit asja, on ju, ja ega see sul seda füüsilist täiskohu tunnet nagu ei tee, on ju, ja tihtipeale on meil peale selliseid sööminguid ka süütunne. Ja see on niisugune nagu kiire loomuline, ütleme siis niimoodi. Nii, ma korra võtan lonksu vett, sest ega ma ei jaksa siin muidu tundega järjest rääkida. Vaatame, kas mu tibu tuleb ka seltsiks. Tundub, et ta vist ei taha seltsiks tulla. Vaatab mind ainult siin niimoodi suurte silmadega, et mis ma siin oma ette räägin. Aga tuleme siis järgmise punkti juurde. Igaks juhuks ütlen, et mul on siin märkmed, sest ega mul muidu kõik olulised punktid peas ei oleks, aga ma tahan, et see päriselt nagu aitab sul nagu aru saada iseendast ja sellepärast ma ei taha mitte ühtegi punkti nagu ära jätta. Aga ühesõnaga, tuleme nüüd selle juurde, et miks meil üldse on selline emotsionaalne söömine. Ja ma siin, nagu te saite aru, et on ka emotsionaalset positiivset söömist, on ju. Kuna see tihtipeale nagu probleem ei ole, on ju, siis räägime siin kohal selles episoodis rohkem sellest negatiivsest, et kui see emotsionaalne söömine muutub probleemiks. Et me keskendume täna siin sellele. Et kus see siis tuleb? Üks asi on see bioloogiline pool. Ehk siis tegelikult nagu see on hästi loogiline, aga ilmselt võib-olla sa ei ole palju mõelnud selle peale. Võib-olla sa ise oled ema, või siis sul on tuttav keegi või sa oled ise ka laps olnud, on ju. Mida me teeme, kui beebi nutab? Okei, võtad teda sülle, tihtipeale aga teda ka toidetakse, on ju. Ja siis ta rahuneb maha, on ju. Ehk siis isegi enne, kui me suudame midagi nagu öelda või rääkida, siis meile tekitatakse juba seda seost, et meil on mingi ebamugav seisund, siis tuleb toit ja siis meil on parem olla. Ehk siis tegelikult see söömine on esimene enesereguleerimise mehhanism, mis meile põhimõtteliselt õpetatakse juba titena. Et see on nagu
põhimõtteliselt me juba nagu sünnime sinna mustrisse. Ja see on hästi siuke mitteteadlik nagu viis põhimõtteliselt on ju, et me ei saa seda kuidagi kontrollida, titena sa isegi ei saa aru, mis see emotsioon üldse on ju. Et jah, aga see on see nii-öelda siuke võib-olla bioloogiline juur, aga siis tuleme natuke selle neurokeemilise poole peale. Noh, miks meil tihtipeale on emotsionaalne söömine on seotud magusaga või siis mingi siukse rasvase toiduga. On see, et siuke maitsev toit, mis ongi kas siis magus, suhkruga või siis soolane koos rasvaga tihtipeale, see käivitab meil dopamiini ja endogeensete opioidide vabanemist. Ehk siis need nii-öelda suhkur ja rasvane ja soolane toit, need on nagu kaks asja, mis leevendab meil seda ebamugavat seisundit sekunditega, sest kohe põhimõtteliselt tuleb meil see dopamiinilaks ja dopamiin teeb meid õnnelikuks, on ju. Ja põhimõtteliselt ongi see siis nii-öelda ja me aina rohkem nagu ise kinnitame endale seda, et kui me teeme seda, et me sööme midagi magusat, siis ehk siis see on see käitumine, mis siis eemaldab selle nii-öelda negatiivse ebameeldiva seisundi ja siis seda enam ei ole. Ehk siis see ongi see, kuidas me õpime ära, et okei, nii kui me midagi magusat sööme, siis meil ei ole enam negatiivsed emotsioone. Ehk siis me nagu aina kinnitame seda nagu käitumist põhimõtteliselt. Ja noh, eks seal nagu selles mõttes, et mingid uuringud näitavad, et päriselt ka tegelikult maitsev toit vaigistab siis seda stressitelge, ehk siis see HPA telg, et see on nagu sõna otseses mõttes selline asi nagu comfort food ongi päriselt nagu olemas. Aga siis üks asi on ka see, et tihtipeale meil ka perekonnas nii-öelda lapsepõlves õpetatakse seda, et toit on nagu kas siis mingi preemia, lohutus, armastuse näitamise viis. Ehk siis noh, näiteks ongi see, et kui sa oled tubli olnud, siis sa saad kommi, on ju. Kui sa nutad, tule võtta siin kommi, on ju. Või siis nagu noh, näiteks mida mina olen tähele pannud enda elus, minu vanaema väga hästi armastust ei oska nagu sõnadega näiteks näidata, aga ma olengi tähele pannud, et tema viis armastust näidata või väljendada ongi siis see, et tema teeb näiteks süüa ja noh, tihtipeale see on nagu magus toit, on ju. Ja siis tihti on ka see, et tegelikult meile õpetatakse, vähemalt mulle on õpetatud seda, et ma peaks oma taldriku alati tühjaks sööma, ehk siis tegelikult me õpime ignoreerima oma täiskõhutunnet läbi selle. Ja tihtipeale ongi see nagu noh, üldiselt peredes on see, et see on siuke nagu magus, on siuke preemia, nauding, et jah, et noh, tihtipeale meil tegelikult, noh, kui mina mõtlen enda lapsepõlve peale tagasi, no vapsi, meil oli nagu eraldi kommikapp ja noh, ega sa seal igapäevaselt ei tohtinud lapsena käia, on ju, pidid ikka luba küsima ja kui sa olid tubli laps, siis sa said ja noh, kui tubli laps ei olnud, siis ei saanud, on ju. Et nii ta üldiselt on. Ja siis on üks 4. põhjus veel, miks meil tekib siuke emotsionaalne söömine, ongi see, et paratamatult, ja see on tegelikult päris kurb minu arust, on see, et väga paljud inimesed ei tunneta oma keha sisemisi signaale. Seal on siuke fancy sõna nagu interotseptsioon. Ehk siis see on võime tajuda ja tõlgendada enda keha sisemisi signaale. Ehk siis selles mõttes meil emotsioonid on hästi sarnased, kui me räägime, noh, on olemas baasemotsioonid, aga neid on edasi arendatud, et ongi noh, näiteks ärevus, viha, elevus, väsimus, need on nagu kehas selles mõttes
väljenduvad väga kiiresti või väga sarnaselt tähendab. Ehk siis, et meil pulss on kõrgem, meil on pinge, meil on rahutus. Ja kui sa ei ole õppinud neid eristama, siis aju valib kõige tuttavama ja kõige lahendatava nii-öelda emotsiooni. Tihtipeale on see nälg. Sest nälja peale meil on nagu mingi selge nagu tegevus, et kuidas seda nagu leevendada. Et kui sa ei tea, mida sa nagu tunned, mis sul tegelikult tunne on, siis mõtled, et okei, nälg, sest me teame kohe, mis see lahendus on, sööd. Aga kui meil on ärevus või viha, kuidas sa nagu tihtipeale inimesed ei tea, kuidas seda emotsiooni tegelikult lahendada. Et tihtipeale on nii, et inimesed, kel on seda negatiivset palju emotsionaalset söömist, siis neil on raskusi ära tunda enda emotsioone ja neid sõnastada. Ka mina olen selles kohas olnud. Kohe varsti jõuame sinna, et kuidas minul see emotsionaalne söömine just alles hiljuti välja tuli ja mida ma siis ka tegin. Ja üks põhjus, kuigi seal on jällegi sellised nagu plussid ja miinused, et üks 5. põhjus on ka selline nagu liiga reguleeritud nagu toitumine. Ehk siis öeldakse tegelikult, et väga hea on iga 3-4 tunni tagant süüa, aga jällegi näiteks üks klient oli mul nagu liiga seal kellaaegades kinni, et nii kui sel kellaajal süüa ei saanud, siis läks nagu pekki, ehk siis, et ta tegelikult ei kuulanud päriselt enda keha. Siin on jällegi see, et sa nii-öelda, et mida rangem sul on nagu siuke plaan, et seda suurem on kukkumine, kui sa sellest plaanist nagu kinni ei saa pidada. Et selles mõttes jah. Ja ka alatoitumine. Siin kusjuures oli üks küsimus kuulajalt ka, et kas alatoitumine võib ka olla emotsionaalselt põhjendatud. Või tähendab, kas alatoitumine on ka üks emotsionaalse söömise nagu väljendumisviise. Siis jah, et kas see on üks viis, kuidas emotsionaalselt süüa või siis mitte süüa. Ja samamoodi küsis üks, et tihtipeale inimestel, kes on mingi kogu aeg stressis, et need nagu justkui ei söö. Et temal on vastupidi, tema hakkab rämedalt sööma. Ka selle kohta, selle juurde jõuame kohe. Vaat. No tipu tule, come up. Sorry, mul siin koer nutab kõrval ja tahab, et ma kutsuks teda siia, sest ta tahab ka olla osa podcastist. On ju tipu? Kuidas sinul emotsionaalse söömisega lood on? Ja sul on hästi palju emotsionaalset söömist, on ju? Ja, raske elu sul. Sorry. Vot, ma ei tea, kas seda oli mikrofonis kuulata, aga ta siin praegu korra urises. On ju tipu? Ühesõnaga, lähme siis natuke nii-öelda konkreetsemaks, et mingid nagu näited, et kuidas emotsionaalne söömine siis väljendub. Üks näide on siis näiteks seltskonnas, on ju. Neid näited ma juba enne tõin ka, on ju, et kui me oleme seltskonnas, siis me kipume sööma, kuigi tegelikult meil nälga ei ole. Et ongi igas sellised sünnipäevad, mingi firmaüritusid, jõulupeod eriti, on ju. Ja sa seisad seal snäkilaua juures ja sa ei saa sealt ära tulla või siis ongi see, et muudkui pakutakse ja siis sa nagu ei ka ei taha öelda, sest jah, on ju. Ja tuleme selle juurde, et mis seal tegelikult tihtipeale see põhjus võib olla. Seal võib olla 5 põhjust. Läheme samm-sammu haaval. Üks põhjus ongi siis näiteks, mis minul välja tuli, et minul see on sotsiaalne ärevus. Toon siin enda puhul siis selle ägeda näite, et millal mul nagu lõi see rämedalt välja oli see, et kes veel ei tea, mul mees on soomlane, on ju.
me oleme varsti aasta aega koos olnud ja siin suvel saime ühel nädalavahetusel tema nii-öelda sõpradega kokku, kus üks paar elab ka nagu Eestis, aga noh, kõik on soomlased, onju. Ja siis olime seal nii-öelda nende Eesti-Soome sõprade juures ja kõik rääkisid soome keeles. Ja noh, mis ma siis teha oli, et siis ma sõin, onju. Sest noh, miks ma sõin, oli see, et mina ei tundnud, et ma olin osa grupist, onju. Mul tekkis sotsiaalärevus, et mina ei ole osa grupist ja siis selleks, et enda emotsioone reguleerida, sellepärast siis mina tundsin ebamugavustunnet, sest kõik rääkisid soome keeles. Muide, see tavaliselt ei ole nii, aga noh, sel õhtul siis nagu juhtus niimoodi, et oli mugavam neil kõigil soome keeles rääkida. Ma ei ole absoluutselt kuri sellepärast, noh, sest ma saan aru, et noh, kui kõik nagu ainult minu pärast peaks nagu inglise keelt rääkima, siis on nagu veits nõme, onju. Ja enamus kordadel me oleme ikkagi kõik inglise keeles rääkinud, aga noh, see oli siis üks kord, kus ei räägitud, onju. Ja siis oligi nagu see, et ma ei tundnud, et noh, tagantjärele ma nüüd oskan rääkida sellest, onju. Et ma ei tundnud siis, et ma olen nagu osa grupist, onju. Ja siis tekkiski lihtsalt see, et ma nagu rämedalt sõin üle ja sõingi mingi magusad sõin, kuigi mul kõht oli juba nagu täiega täis, onju. Ja mis see nagu, noh, sest vaata bioloogiliselt me tahame, meil on see grupikuuluvustunne on tohutult oluline, sest me oleme bioloogiliselt niimoodi üles ehitatud, et me jääme paremini ellu siis, kui me oleme osa grupist ja kui me ei ole eemale tõrjutud, onju. Ehk siis kuna mul oli nii tugevalt see eemale tõrkamine, siis ma enda emotsioone maandasin söömisega, sest see nii-öelda rahustas mind maha, onju. Ja tihtipeale on see ka nagu, noh, ma olen tähele pannud ka teistes olukordades, et kui ma hakkan nagu siuke nagu, ma olen ka salaja söönud nii-öelda läksinud külmkapis, kui ma olen nagu tunnen, et ma olen siuke ärevus on sees, onju, et siis noh, rahustad ennast just sellega maha, onju. Teine põhjus on, noh, see on natuke sarnane selle nii-öelda sotsiaalärevusega, on see, et söömine on meil tihtipeale siuke turvaline käitumine. Ehk siis noh, see annabki mingi tegevuse kätele, et kui sul ei ole midagi teha, siis ei seisa niisama ringi, vaid lihtsalt noh, sööd, onju. Siis see annab sulle põhjuse mitte rääkida, onju, et sa sööd, et sorry, ma ei saa praegu rääkida, onju. Ja noh, see on nagu koht, kuhu nagu vaadata, onju, et noh, kui sa võib-olla ei ole kõige enesekindlam inimene, et noh, siis sul on nagu keskendud toidule, sest siis ei pea teistele otsa vaatama, onju. Ja noh, ka see, et noh, sa lähed, võtad süüa, onju, kuskilt, sest nagu ühesõnaga näiteks mingid firmapeod, onju, et kui sa tunned, et sa nagu noh, seal keegi nagu räägib, onju, ja nad ei räägi sinuga, noh siis tihtipeale me lähme sinna bufetti, onju, võtame sealt, sest siis meil on jällegi see, et me oleme nagu, et ma ei ole seal peol nii-öelda üksi, onju, vaid ma praegu lihtsalt võtan süüa siin, onju, et ma ei tahtnudki nendega rääkida tegelikult, onju. Aga tegelikult, mis meil sisemises toimub, on ju see, et me ei ole osa nendest, ehk siis ma leian endale mingi asendustegevuse, et ma näen normaalne välja, et ma kuulun sinna gruppi tegelikult. Ja siin ongi see nii-öelda lõks, et see turvakäitumine hoiab meil seda ärevust nagu madalamal. Et iga kord, kui sa elad mingi nii-öelda selle olukorra grupis olemise üle, tänu sellele, et sa maandad enda emotsioone selle söömisega, siis sa muudkui kinnitad enda ajule, et jah, et ma ei oleks ilma selleta hakkama saanud, onju, ja sa ei saagi mitte kunagi nagu seda vastupidist kogemust tegelikult, onju. Et aina rohkem kinnitad seda mõtet, et jah, ma pean nagu seal sööma sellepärast, sest siis ma saan ilusti hakkama, onju. Ja tihtipeale meil tegelikult on ka söömine siuke tugev sensoorne sisend. Ehk siis nagu meil see söömine tõmbab meie tähelepanu peast rohkem kehasse. Et see ongi siuke väike nagu põgenemine põhimõtteliselt, et sa ei pea keskenduma sellele, et kas mind praegu seal hinnatakse,
et kas ma kuulun gruppi, on ju, vaid sa saad nagu oma fookuse panna selle, et et kuidas see nagu maitseb, on ju, ja see nagu justkui ei pane neid nagu teisi nii palju tähele, on ju. Ja siis üks põhjus veel, mis on päris põnev, on sotsiaalne matkimine. Et see on ka, ma ei tea, kuidas sinul on, aga mul on küll olnud sellised olukordi, kus ma vaatan, et keegi võtab midagi, siis ma nagu, ma võtan ka midagi, on ju. Ja siis see toimub nagu nii teadvustamata tegelikult. Ja eriti, kui meil on natukese nagu ärevus sees, siis me just nii-öelda ärevad inimesed vaatavad rohkem teisi, on ju. Ja siis tänu sellele matkivadki rohkem teisi, on ju. Ehk siis sina nagu vaatad, et tema võtab, okei, ju siis ma võtan ka, sest nii tehakse, on ju. Et jah, võtame korra ühe lonksu. Ja siis on ka teistmoodi see variant, on ju, et praegu me rääkisime sellest emotsionaalsest söömisest, kui me sööme nagu liiga palju, on ju. Aga on ka vastupidi, mis näiteks ka hästi palju sellistel fitness inimestel on ju. Et sa avalikult justkui piirad, sest sa oled ju, ma ei tea, dieedil, on ju, aga siis kui sa oled üksi nagu hakkad täiega sööma, on ju. Et ongi see, et sa mingil üritusel sööd vähem, kui sa tahaksid, et jätta see mulje, on ju, et sul on kõik täiega kontrolli all, on ju, sa tead, mida sa teed, sa oled sellest dieedis, on ju, nii peabki, on ju, sest muidu, kuidas teised vaatavad, kui sa sööd mingit asja, on ju, mis on mingi ebatervislik, on ju, sa oled ju see fitness inimene, sa oled ju see tervislik inimene, on ju. Ehk siis tegelikult sa lähed koju nagu näljasena, sul on ärevus ka kõrgel, on ju, ja siis ka see grupikuuluvustunne, on ju, ja siis sa lihtsalt nii-öelda põhimõtteliselt lähed õhtul näksid nagu rämedalt üle. Vot. Ja siis on siuksed muud asjad, alkohol on ju kindlasti mõjutab siin meie käitumist, on ju, siis üldse siuke sotsiaalne surve, on ju, et muidu öeldakse, et ongi, ma ei tea, kui sa ei söö, on ju, siis sa oled igav, on ju, et ükskord ei ole ju midagi hullu, on ju, ja siis on see üldine, et terve nädal ma olen ju tubli olnud, et siis ma nüüd ju võin endale lubada, on ju. Vot, teine näide on see, et mis ma enne natuke mainisin ka, see stressi söömine. Ja siin ma tahangi korra natuke rõhutada seda, et meil on 2 erinevad varianti, on ju. Ühed ongi need, kes kui on stress, siis nad rämedalt söövad üle, või siis on teine variant see, et sa mitte midagi ei söö. Ehk siis, ja millest see siis nii-öelda tingitud on? Kui meil on siuke äkiline stress, ehk siis ma ei tea, mingi tähtaeg on homme, mingi tüli, mingi olukord oli päeval, või siis lihtsalt on just see päev nagu kuidagi hästi kiire, siis meil aktiveerib sümpaatiline närvisüsteem, ehk siis adrenaliin tõuseb, on ju, ja see söögiisiu surutakse alla. Sellepärast see seedimine, kui meil on nagu kõrge adrenaliin, siis see ei ole prioriteet. Me oleme nagu see fight or flight. Ehk siis me olemegi selles nagu fight mooduses, on ju. Et seedimine peatub, on ju, sa nii-öelda, kogu energia läheb sellele, et fightida, on ju. Ja sellepärast sa ei saagi süüa, sest see ei ole hetkel sinu prioriteet, on ju. Aga kui meil on siuke krooniline stress, ehk siis juba kuu aega sul on mingi töösurve, magamatus, mingid suhtekriisid juba pikemalt olnud, siis tihtipeale on põhjus või sellest tulenevalt on meil siis kõrgenenud kortisool, mis justkui vastupidi suurendab meie söögiisu ja eriti siis nagu siuke energiatihe toit. Vot, ehk siis nagu need 2 protsessi selgitavad siis seda, et miks meil on nagu ühelt poolt üks inimene nagu jätab söömata ja teine sööb siis üle, on ju. Ja siin ongi nagu see, et või sinna lisaks siis ongi see, et üks asi on see nii-öelda kortisool ja adrenaliin, on ju. Aga teine asi on ka see, et tihtipeale, kui meil on siuke kõrge stress, on ju, siis meil see nii-öelda
kognitiivne koormus, see, mis meil nii-öelda peas toimub, see nii-öelda vähendab ka seda võimet ennast reguleerida. Ehk siis nii-öelda meie toitumiskäitumise reguleerimine nõuab siis töömälu ja täidesaatvaid funktsioone. Ehk siis, kui meil stress on kõrge, siis kogu see nii-öelda energia läheb selle nagu, või noh, ta võtab nagu need ressurssid meie käest ära. Ja siis, kui meil neid ressursse ei ole, et nagu nii-öelda oma iseennast ja enda toitumist reguleerida, siis me lähme selle juurde, millega me oleme harjunud. Ehk siis see käitumine, mida sa oled kõige rohkem korranud. Ja tihtipeale ongi meil see nii-öelda ülesöömine, siuke nagu põgenemine ebameeldivate emotsioonide ja eneseteadvuse eest. Ehk siis nagu, kui sa ei pea iseendale keskenduma või sellele, mida sa näed, on, ma ei tea, ebameeldiv või valus, siis ongi üks hea väljapääs, et keskendud enda tähelepanu ühele konkreetsele asjale, mis ongi söömine, see maitse, tekstuur, toit, on ju. Et siis sul ei ole nagu aega mõelda selle peale, et issand, ma olen nagu läbi kukkunud, ma olen saamatu, on ju. Et see ongi justkui see, et mul endal on ka see olnud, et sa nagu, sul aju on nagu täiesti välja lülitatud, on ju. Et sa lihtsalt nagu keskendud selle söömisele ja sul ei ole mingid muud mõtted peas, on ju. Ja siin ongi see, et siin hästi tugevalt mõjutab ka see uni, on ju, et kui meil on stress, siis meil on halb uni, siis greliin on üleval, leptiin on all, on ju. Meil otsmiku sagarfunktsioonid ei tööta nii hästi ja sa juba eos ka bioloogiliselt ärkad näljasemana ja väiksema kontrollivõimega. Ehk siis see on ka hästi-hästi oluline ja üldse meil see eneseregulatsiooni võime kahaneb päeva jooksul. Teate küll seda, et kuidas hommikul me oleme täiesti ilusti kavas ja siis õhtus nagu, kuna me oleme seda kognitiivset energiat justkui nii palju ära andnud juba päeva jooksul, siis meil ei ole õhtul lihtsalt seda eneseregulatsiooni nagu võimet, siis ütleme niimoodi. Siis mõned muud nii-öelda mustrid selle emotsionaalse söömisega. Ma ei lähe siin nagu liiga teemasse, sest ma tahaks rääkida ka sellest veel, et mis siis aitab. Aga mis meil siis on? On kõik või mitte midagi mõtlemine. Ehk siis ongi see, et kas me sööme ainult tervislikult või siis kõik on pekkis, on ju. Ja kui üks väike viga juhtub, siis on juba kõik pekkis ja siis võibki pekki minna, on ju. Et siis ei pea enam nagu ennast tagasi hoidma, on ju. Siis igavussöömine, hästi tihti on inimestel nagu mingid lihtsalt nagu, mul on igav, et ma ei tea, mis ma siis teen? Söön. Hea nipp, mine lihtsalt jalutama. Siis üksindussöömine, see toit nii-öelda asendab seda üksildustunnet, mis on eriti näiteks siis, kui sa oled õhtul üksinda või nädalavahetusel, on ju, või kuskil sul kaaslane on ära, see toit annab sulle selle nii-öelda jällegi soojuse ja emotsiooni, on ju, justkui nagu seda hoituse tunnet. Siis preemia söömine, on ju, et ma olen ära teeninud, mul oli nii raske trenn, nüüd ma võin täiega süüa, on ju. Viha ja trotsi söömine, on ju. Kellele näiteks ei meeldi nagu, et pannakse raamidesse, on ju, et siis trotsist lihtsalt sööd, on ju. Väsimussöömine, mis ongi täpselt see, et meil kognitiivsed võimed nagu langevad näiteks õhtul, me oleme rohkem väsinud ja me ei jaksa enam nagu olla distsiplineeritud. Siis need ei ole vast nii olulised. Tegelikult see on ka põnev, see rõõmu ja pidusöömine, et iga kord justkui nagu peab tähistama siis mingid asja ja see peab alati olema toiduga. Tegelikult me ei pea alati toiduga tähistama, on ju. Ja teine on, üks asi on veel see harjumussöömine, on ju. Me kuidagi oleme nagu see, et ma ei tea, vaatame filmi, ikka peavad näksid olema, sest me oleme nii harjunud, me oleme kogu aeg niimoodi teinud, aga jällegi, kas peab, on ju. Et kas üldse peab filme vaatama. Muide, fun fact siin, me oleme mehega elus
täpselt 1 filmi koos vaadanud ja Muumi multikat 2 osa YouTube'is, et ma saaksin soome keelt õppida, aga me ei ole mitte kunagi ühte filmi ainult koos vaadanud siiamaani ja me oleme varsti aasta aega koos. Ja ka siis meil ei olnud mingid näksid laual, mis on hästi kuidagi jah, et see ongi see, et tegelikult sa ju ise lood endale selle, mis on normaalne, mis ei ole normaalne. Me ei pea kogu aeg tegema niimoodi, nagu meil vanemad on teinud või meil sõbrad on teinud, sa ise otsustad seda. Ja siin me tulemegi selle juurde, et mis siis aitab, on ju. Esimene samm, et üldse mingit asju nagu enesereguleerimise mõtteid nagu ära õppida, on see, et tee kindlaks seda, et sul ei ole füüsiline nälg. Ehk siis küsi endalt, kas see on praegu mingi isu või kas sul on päriselt nälg. Ja kui sa sellest aru ei saa, siis mõtle selle peale, kas sa oled täna piisavalt söönud, kas sa said piisavalt palju valku ja rasva, millal ma viimati söin, mida ma viimati sõin, kuidas ma täna magasin, kas ma olen olnud liiga range enda plaanis, kas ühesõnaga jah. Siis, kui aga juba sa oled aru saanud, et pekkis ja mingi emotsionaalne hetk on käes, on ju, siis mida sellisel olukorral teha, seda võib teha, kui sul tekib see tunne või siis kui juba nii-öelda on pekki läinud, on ju, et siis korra proovi seda hetke tabada. Tee korra paus. Mõtle, nagu pane, vaata tihtipeale ongi see, et me ei pane lihtsalt neid hetki tähele. Aga päriselt võta korra see paus, kui sa paned seda tähele ja kui sa ei pane tähele, see on ka okei, aga proovi nagu märgata iseennast ja küsida siis endalt, et okei, mis praegu toimub. Siis korra hinga sügavalt sisse ja hinga sügavalt välja. Sest jällegi tihtipeale meil on lihtsalt mingi emotsioon ja me peame korra ennast maha rahustama. Et see on üks asi ja siis ongi see, et kui sa oled ennast nagu tsipa siuke maha rahustanud, siis proovi nagu mõelda selle peale, et mida sa praegu nagu tunned. Et miks sa praegu tunned, et sa pead seda sööma. Ja kui sa saad aru sellest, et miks, et kas ongi mingi ärevus praegu, kas sa oled ärritunud, kas sa kurb, kas sa pettunud, kas sa tunned, et sa oled üksinda või see on lihtsalt igav, kas sa, ma ei tea, tunned ennast halvasti, on ju, et proovi nagu nimetada päriselt see emotsioon, mis sul nagu sel hetkel praegu nagu südames on. Ja siis järgmine samm on see, et küsi endalt, aga mida sa päriselt vajad? Ja vahepeal võibki olla see, et sa päriselt vajadki seda kommi. Kas see on okei? Vahepeal ta teeb see meid õnnelikuks ja siis elame edasi ja kõik on hästi. Aga tihti peale paratamatult, ega see komm seda olukorda ei muuda, milles sa praegu oled. Et kas see komm praegu päriselt nagu leevendab sinu seda olukorda? Kas see aitab sul seda probleemi praegu lahendada? Jah, see võtab selle emotsiooni ära hetkeks tihtipeale. Aga kas see aitab päriselt? Kas see on päriselt see, mida sina sel hetkel vajad? Et küsimus ongi selles, et mida ma päriselt vajan. Ja siin on tegelikult, kui on, see on need asjad, mida me saame teha siis, kui see olukord on praegu toimumas. Aga kui näiteks see olukord on minevikus ja läks pekki ja whatever oli siis nii nagu oli, siis võta korra peegel kätte või siis ma ei tea, telefoni see kaamera selles selfie mooduses ja vaata ennast sealt peeglist. Vaata endale silmadesse. Mõtle nüüd sellele olukorrale tagasi, kus sa olid, kus sul tekkis see emotsionaalne söömine ja proovi nagu tunnetada korra seda hetke. Hinga ja vaata ennast sealt peeglist, vaata silmadesse ja küsi endalt, mida ma praegu tunnen. Kui sa oled selle tunde saanud ära sõnastada, siis küsi, mida ma praegu vajan. Ja see on väga okei, kui sa praegu nutad. Nuta.
pisarad puhastavad. Ma olen seda harjutust teinud nii mõnegi kliendiga ja usu mind, seal on neid pisaraid palju tulnud, see on väga okei, et sa nutad. Ja kui sa ei suuda seda nagu tunnet kuidagi nimetada, siis mõtle veel, sest seal on mingi tunne, usu mind. Ja kui sa ei suuda välja mõelda seda, et mida sa vajad, siis mõtle veel, mine nagu päriselt südamesse. Muidu praegu sa oled siin peas, aga proovi sealt peast korra nagu välja tulla ja tule sinna südamesse. Ja proovi mõelda, et mida sina vajad. Mõte, hästi tihti räägitakse sellest, ma ei tea, väiksest lapsest. Et oli vist väike laps see nimetus. Ühesõnaga, see lapse värk, teate küll. Mina kui tulevane psühholoog peaks neid fancysid sõnu teadma, aga teate, õhtu juba ja muu aju ei mõtle enam nii palju. Aga ühesõnaga, et mida su väike laps seal sisemises südames vajab? Vaat. Ja siis üks asi veel, et kuidas siis mis siis teha, kui need asjad juhtuvad, on ju. Et tihtipeale on ka see, et võib-olla see on valed nagu mingid struktuurid või süsteemid, on ju. Et kui see asi nüüd juhtus, siis mõtle, tegid selle harjutuse, millest me just rääkisime, tegid selle ära ja siis mõtle, et okei, aga kuidas saab nagu ennetada selliseid olukordi? Et milliseid süsteeme sa saad endale ehitada, et kui ongi näiteks, kui sul ei ole enam seda piisavalt tahtejõudu, et kontrollida iseennast, et siis tuleme tagasi oma harjumuste ja süsteemide juurde, on ju, kui me ei ole distsipliini, on ju. Ehk siis me peame looma endale neid süsteeme ja harjumusi, on ju. Ehk siis ongi see, et söö piisavalt ja regulaarselt, ära tee seda kõik või mitte midagi nagu nimekirja, on ju. Uni on tohutult oluline, maga korralikult. Keskkond, mõtle selle peale, et okei, millistes olukordades see juhtub, kas sa pead olema nendes olukordades ja kui sa oled nendes olukordades, näiteks mina eile sõbrannadega ja nii-öelda sõpradega grillisime ja siis teel sinna ma ütlesin mehele, et kuule, ma täna ei söö üle, sest mul on nendes olukordades tihtipeale juhtunud see, et grillimine, ma ei tea, aju mõtleb, ma ei saa mitte kunagi enam elus grillida, nüüd mul on kõike vaja süüa, on ju. Eks ole selle ärevusega ka seotud. Ja siis ma ütlesin mehele, et kuule, ma täna ei söö üle, ma suudan olla, mul ei teki see ärevus. Siis ütles ka, et võta üks taldrik ja that's it. Ja mis ma tegin? Sõin ühe taldriku. Aga ma arvan, et see, et ma mehele seda ütlesin, et see oli tohutult oluline. See hoidis mind nagu accountable. Ja siis proovi endale leida mingeid asendustegevusi. Täpselt samamoodi, kui me igavusest sööme, ma arvan, igaühel on seda juhtunud. Aga kurat, miks sa pead sööma? Mine jalutama. Mine, ma ei tea, õpeta koerale mingit uut trikki. Mine loe raamatut. Tee midagi muud, mis nagu päriselt aitab sind, on ju. Ja kõige olulisem asi on see, et ära hiljem kompenseeri. See on oluline. Sest selle ei ole pointi, sest siis sa muudkui kinnitad kogu seda nagu ringi. Vot. Aga, ja siin ma tahan lõpetuseks, ma arvan, et me need küsimusi ka käisime läbi juba siin, mis mul Instagramis ja niimoodi tulid. Et ma arvan, et üks oluline punkt veel, et mis on siin oluline ära märkida. Et need ülesöömise või emotsionaalseid söömise, need on meil kõigil. Väga oluline vahe on see, et vahepeal see on okei. Kui sa tunned, et see ei ole okei, proovi ise hakkama saada. Kui sa tunned, et sa ei saa ise hakkama, siis otsi endale abi. Sõltuvalt sellest, kui tõsine see on variant pöörduda toitumisnõustaja poole, kellel on võib-olla selliste asjadega kogemust ja või siis ongi variant minna psühholoogi juurde.
Sest ka mina sain abi psühholoogi juures, sest mina ei saanud aru, ma olen nagu, kurat, mul ei ole enam hormoonidega probleem, peale võistlusi sul on nälja ja täiskohutunde hormoonid on paigast ära, et asi ei ole selles, seal on midagi muud. Ma sain aru, et seal on midagi muud, aga ainult tänu psühholoogile ma sain aru, millest mul see tuleb. Kuna ma rääkisin, tema on objektiivne, me rääkisime neid olukordi läbi, kus mul on need ülesöömised olnud, kuidas ma olen ennast tundnud, ja siis me jõudsimegi järeldusin, et ongi ärevusest söön. Ja see on okei. Nagu, nüüd ma tean ja nüüd juba tänu sellele teadmisele ma olen nagu, ma ei julge väita, et ma ei ole peale seda põhimõtteliselt enam niimoodi nagu emotsionaalselt söönud. Lihtsalt tänu sellele, et ma sain aru, ma koos psühholoogiga analüüsisime neid olukordi ja ma kindlasti võib-olla oleks ise ka jõudnud selleni, aga see oleks nii palju rohkem aega võtnud. Ehk siis, kui sul on abi vaja, siis tule küsi. Et see on okei küsida, kõik ei pea üksi tegema. Vot, aga ma ei jaksa enam rääkida. Mina arvan, et meil on tänaseks kõik. Ma arvan, et ma suutsin selle emotsionaalse söömise peatükki niimoodi lahti selgitada, niimoodi, et see on päriselt kasulik sööks, vähemalt ma loodan. Kui sul on veel rohkem küsimusi selle kohta, siis kirjuta mulle julgelt Instagrami @lauraliism või võid ka siin Spotify's või YouTube'is kommenteerida, küsida. Ma vastan siin ka niimoodi kord kuus. Et ühesõnaga, ma loodan, et sellest oli abi. Kui sul oli abi, siis ole hea, jaga seda Instagramis näiteks, tagi mind ära, @lauraliism. Kui sa tunned, et mõnel tuttaval on vaja just seda episoodi kuulata ja temal on näiteks sellised olukorrad olnud, siis ole hea, jaga see episood temaga, sest niimoodi aitad sa nii tema elu kui ka minu elu. Vot, aga ühesõnaga, aitab ka. Aitäh sulle. Olen tohutult tänulik, et sa jõudsid siia lõpuni. Ja järgmise korrani. Tšau! Eist tahad ka veel midagi öelda? Ma annan mikrofoni sulle. Mis te ütlete? Tal vist väga kommentaare ei ole. Tema ütleb, et temal on selle emotsionaalse söömisega väga hästi kõik. Tema ütleb, et kui tema on tubli, siis ta saab hästi palju näksi. Ehk siis, kurat, ma õpetan talle ka emotsionaalset söömist. Et siis, kui ta on tubli, siis ta saab süüa. Ma peaksin vist ka oma koera kasvatusest natuke midagi muutma, et peaks niisama ka vist andma. Ühesõnaga, siuke väike nali siia lõppu. Olge tublid ja aitäh sulle!